Ma filmisin just terve päev omal kursust, mida ma pean hakkama veel kokku ka panema. Ma ei tea, kui kaua see kõik aega võtab. Sest siin on 16 episoodi ja ma filmisin igat episoodi mingi 30–50 minutit. Ma pean selle veel nagu kokku monteerima. Aga ma tahtsin rääkida seda, see on viltu. Ma tahtsin rääkida seda, et minu jaoks, mis ma ise kõige rohkem siit kursust nagu kaasa võtsin, vaata öeldakse ka, et sa õpid kõige rohkem siis, kui sa hakkad asju õpetama, eks ju. Ja kuigi ma nagu seda kursuse teemasid ja kõike seda tean, siis minu jaoks oli nagu kõige huvitavam kaasa võtta võib-olla see, et kui me lükkame midagi edasi oma elus, mingit kohustus näiteks nii-öelda homse varna või järgmise nädala või midagi sükest, siis me lükkame mitte ainult kohustust edasi, vaid me lükkame ka edasi seda süütunnet. Ma hiljuti just Instagramis küsisin ka, et kas nagu uusaasta lubaduste kohta, et kas te tegite endale lubaduse ja kas te olete nagu rajal nendega. Ja siis ma panin sinna nagu valikuvariandi, et alustan esmaspäevast, on ju. Ja ma mõtlesin, et mitte ainult sellepärast ei lükata seda kohustust edasi, mida on endale lubatud, et seda ei peaks praegu tegema või et sellepärast, et praegu süütunnet ei tunneks. Näiteks kui ma lubasin endale, et ma uuel aastal iga päev loen raamatut, siis palju lihtsam on öelda endale, et ma homme loen või siis ma esmaspäevast hakkan sellega pihta. Sellepärast, et kui ma ütlen, et ma täna ei loe ja ega ma homme ka ei loe ja ega ma üldse ei hakka lugema, siis ma tunnen kohe praegu seda süütunnet. Ehk siis ülimugav on edasi lükata nii kohustust kui ebamugavustunnet. See oli minu jaoks hea kaasavõtte asi. Selleks, et kursust filmima hakata, mul on vaja panna see telekasse, on vaja panna nagu arvutipilt, eks ole, aga mul siin arvutil ei ole seda HDMI kaabli nagu mingit auku, ehk siis ma ei saanud nagu ära ühendada seda oma telekaga. Ja siis ma mõtlesin, mis asja ma teen, aga tuleb välja, et saab põhimõtteliselt, kui sa vajutad arvuti peal Windows key nuppu või siis ma ei tea, kuidas Apple'itel on, siis tuleb mingi siuke ekraan vastu ja siis siit saab panna nagu castima ka selle telekaga ja siis sai nagu ilmaühenduseta. See oli minu jaoks nagu nii tänane elupääste, sellepärast et ma tavaliselt olen teinud nagu selle juhtmega alati. Selle juhtmega pannud nagu selle arvuti külge ja siis teleka külge ja siis ühesõnaga jah, kuidagi niimoodi olen ma seda teinud. Tavaliselt ma saan kasutada oma kaaslase arvutit, mis on nagu mega suur ja kus on need augud olemas ja nüüd mul ei olnud neid auke. Esimene takistus täna kohe oligi see, et neid auke nagu ei ole, aga ma sain selle ikkagi telekasse pandud ja ma salvestasin kokku mingisugune 8 tundi vist ainult 9 episoodi. Okei, ma vahepeal sõin ka, aga need episoodide salvestamine võtab mega kaua aega ja õnneks seekord mul ei kuumenenud see kaamera üle, sest et eelmine kord, kui ma filmisin, siis mul kuumenes kaamera iga kord üle, kui ma nagu filmisin ja ma ei saanud mitte ühtegi seda episoodi nagu isegi lõpuni filmida, ilma et see kaamera oleks tore, nagu see ütleb seal Buratinos. Et ma ei saanud ühtegi episoodi isegi lõpuni filmida, ilma et see kaamera oleks pange pannud. Ja siis ma küsisin ChatGPTilt, et mida ma siis tegema peaksin selle jaoks, et see nagu kokku ei paneks mul kogu aeg. Ja siis ta ütles, et ära filmi 4K-s, et see kuumendab kaamerat nagu väga palju üle. Ja ma proovisin täna ja ma ei filminud 4K-s. Ja ma panin selle frame rate'i ka alla, ehk siis need, kes võib-olla ei ole nii kaameratundlikud, siis see on see, et mitu pikslit ta sekundis näitab nagu ekraanil. Panin selle ka alla ja siis ta mul täitsa pidas ilusti vastu. Nii et mul sai üks päev nüüd tehtud. Homme ma pean uuesti tegema selle sama meigi, ma vihkan meigi tegemist. Õigemini tegemist ma ei vihka, aga ma vihkan sellega olemist.
ja siis homme ma teen treeningpsühholoogia osa, täna oli siis täielikult toitumispsühholoogia osa. Ja tegelikult mulle mega meeldib see nagu kõik see protsess. Lihtsalt nagu väsitavad päevad on tihti, et ja ma pole selles formaadis nagu ka nii kindel. Ühesõnaga esimeses kursuses üldse ma tegin nagu päris palju vigu sellega, et ma läksin selle slaidi esitusega nii detailseks, et see pidi pärast kindlaid sõnu pidid tulema nagu mingisugused kindlad slaidi nagu edasiminekud, ja siis ma üritasin ülitäpselt olla nagu selles skriptis kinni ja lõpuks siis ma saingi tagasisidet, et natukene oli nagu maha loetud ja ma täiesti nõustun sellega. Ja siis teisest kursusest või noh, ma tegin sellele samale esimesele kursusele, siis ma tegin 2.0, et parandada need vead ja siis ma nagu lisasin juurde ka, eks ju, teemasid ja siis nüüd ma tegin niimoodi, et ma panin nagu ma tegin sellel viisil ja tegelikult mul ei olnud piisavalt aega, et tagasisidet küsida oma praegustelt klientidelt, et kuidas neile see uus formaat meeldis, seega mul pole tegelikult õrna aimugi sellest. Ma näitan järgmise kursusega kindlasti, kuidas ma 0-100 neid kursuseid kokku panen, sest tegelikult see protsess on hästi põnev ja kindlasti kui sina tahad kunagi mingisugust kursust kokku panna, siis see kindlasti võib sind aidata, sest et ma olen päris palju asju leidnud, mis teevad kursuse tegemist väga palju lihtsamaks. Kuna see vlogimise idee tuli mul ka nagu nii hilja, siis ma lihtsalt seda protsessi, kuidas ma seda kursust tegin, ma ei filminud. Tahtsin jagada veel seda tänasest päevast, et kuidas ma oma eesmärke siis igapäevaselt üleval hoian, on see, et ma panen iga päeva peale nagu kirja, mis ma järgmine päev siis teen. Mul on praegu juba homseks kirja pandud, aga siis tänase päevaga ma tõmban ka mingid asjad maha, et ma pidin tegema täna toitumispsühholoogia osa kursusest filmima ja eksportima. Ma ei ole veel kaamerast neid eksportinud, aga need on vaja ära teha, siis ma teen neile linnukesed ja siis järgmise päeva nagu plaani panen ka paika. See aitab mul olla nagu kogu aeg oma eesmärkidega rajal, et mul kogu aeg on nagu asjad, mida teha vaja ära on ju. Kui ma oma ettevõttega nagu alles alustasin, siis mul kippus minema see üsna kergesti nagu kuidagi fookusest välja, et vaata, kui sa oled iseenda ülemus, sa ei ole varem olnud iseenda ülemus, siis sa ootad ka enda nagu mingisuguseid ülesandeid, mida võiks keegi sulle anda. Aga siis ma pean nagu iseendale ülesandeid andma. Ehk siis mingil hetkel mul läks see fookus kaduma ja siis ma läksin terve päeva läbi niimoodi, et ma tegin mingisuguseid asju, mis meelde tulid ja siis õhtul magama minnes tuli mega palju asju meelde, mida ma pidin ära tegema. Nii et niimoodi ma panengi nagu, mulle meeldib manuaalselt või noh, nagu paberkandjal kirja panna. Ja siis teine asi, mis ma tahtsin jagada, oli veel see, et kuidas ma oma aasta eesmärgid kirja panin selleks aastaks ja me otsustasime kaaslasega mõlemad, et me ei pane aasta eesmärke, vaid me paneme kvartali eesmärgid sellel lihtsal põhjusel, et kui meil on vähem aega oma nii-öelda eesmärkide teostamiseks, siis me teeme need vähema ajaga ära, ehk siis me liigume aastas edasi palju kiiremini ja ühtlasi ka me paneme igaks kvartaliks realistlikud eesmärgid, ehk siis iga realistlik eesmärk on ju natukene pisem kui see nagu ideaaleesmärk, eks ju. Ja kui nüüd iga kvartal panna nagu siuksed realistlikud eesmärgid ja siis lõpuks aasta peale on 4 kvartalit ja siis need kõik tulevad kokku ja siis need on nagu ideaaleesmärgid täidetud, siis see palju tõenäolisemalt saab teoks kui see, et ma panen lihtsalt oma ideaaleesmärgi terve aasta peale kirja ja siis lükkan kogu aeg edasi, et jah, et ma tegelen sellega aasta teises pooles või millalgi võtta. Ehk siis ma paningi omale realistlikud kvartali eesmärgid ja siis siia poole ma panin kirja, et mis ma nagu nendeks tegema pean. Ma tahan saada kindlasti 2 vlogi välja. Esimene on see, mida ma praegu filmin ja ma ei tea, mis sellest teisest vlogist saab. Me lähme Hiina muide, et võib-olla ma teen seal mingi vlogi, aga ma ei tea, kuidas ma Hiinas tööd teen. Eks ole näha. Eks seda ma hakkangi siis jagama, et kuidas teha Hiinas tööd või nagu mitte Hiinas, vaid et võib-olla ühesõnaga seda ma hakkan siis jagama, sest see pole nagu päris tavaline reis ka, et
ja ma tahan teise kvartali kursuse materjalid ka teha tegelikult jaanuaris valmis. Seda ma saangi näidata, siis kui ma neid tegema hakkan, siis ma saan äkki teises vlogis saangi näidata ja lugeda MBA-d. See on see raamat. Ma olen 1/4 läbi lugenud. See põhimõtteliselt räägib businessist on ju, et kuidas businessit teha. Minu arust on nagu Alex Hormozzi raamatud kõvasti paremad, inglise keeles need raamatud, mis on minu jaoks nagu suur eneseületus, et ma inglise keeles loen, sest mul oli kunagi väga raske inglise keeles lugeda. Mul nagu mõte läks väga jooksma ja nüüd ma loen inglise keeles, ma olen päris uhke selle üle. Ma panin kaamera just kotti ära ja see klipp on veits halvema klipiga, aga ma lihtsalt tahtsin nagu sellega siia sisse panna. Mulle nagu nii väga praegu meeldis, et ma salvestasin terve päev seda kursust, eks ole. Ja mul on homme veel terve päev kursust salvestada ja mulle nagu nii meeldis praegu, et ma lõpetasin kursuse salvestamise ära ja mulle kirjutas üks meie premium klientidest, et ta ei suuda uskuda, et ta on mitmeid sadu eurosid kulutanud karmidele dieetidele ja tal on olnud kogu aeg nälge, enesepiiramine ja kõik siuksed asjad ja siis ta tuli Panterasse. Ja nüüd ta sööb, mida ta tahab, sest et ta teab, kuidas ta sööma peaks ja tal ei ole kõht tühi ja ta kaal langeb ja ta on nagu nii happy ja see tegi mind nii nagu, see on see, miks ma teen neid asju, sellepärast et ma näen, et naised on nagu nende pagana dieetide lõksus nagu ja ma ei saa nagu nimesid välja tuua, sest nad on päris kuulsad nimed ka, kes teevad siukseid karme dieete. Aga ma lihtsalt ei suuda uskuda, et ma olen alati pidanud nagu, et ennast, et nagu, et mis mul ikka anda on, aga see on nagu nii vau minu jaoks, et on kasvõi üks naine, kes on nii palju abi leidnud ja tunneb ennast praegu hästi, sellepärast, et ta tuli ja liitus meiega, see nagu see lihtsalt see on nagu minu beebid on minu beebid on need minu kliendid, eks ju, ja see teeb nagu nii rõõmsaks. Ma natuke pleegin vastu praegu. Mul oli eile väga pikalt see, et kuhu poole ma selle valgusti panen, sest see valgusti nagu peegeldab mul siit telekaekraanilt vastu, et seda ei oleks näha siis seal nagu kursuse selles vaates, eks ju, või see ekraani pealt, et seda ei oleks näha. Ja ma tükk aega mõtlesin, et kuhu ma selle valgustuse panen ja ma ei mõelnudki välja ja siis ma panin selle nagu selja taha endale ja siis see jäi nagu väga halb nägi välja ja siis ma nagu, kui ma asju kokku panin neile, siis ma sain aru, et ma oleks võinud lihtsalt nagu teisel pool ekraani istuda ja panna selle kursuse või selle valgusti nagu siia. Nii et hea on, et ma tegin nagu 2 osas selle kursuse, nüüd vähemalt teine pool kursusest tuleb võib-olla normaalse valgusega. Mu tänane plaan on teha see kursus lõpuni, mul on veel 7 episoodi filmida ja siis tahaks teha ka selle sotsiaalmeedia videosid, vähemalt paar tükki, mul 2 ideed on, aga ma pean neid veel natuke rohkem läbi mõtlema, sest mul ei ole skripti ja mul ei ole väga palju rekvisiite ka ja ei ole siuke ilm, et ma tahaks täna päeval minna kuskile poodi veel. Ma tahan selle sotsiaalmeedia asja veel sellepärast täna ära teha, et ma tegin endale meigi ja mulle ei meeldi üldse meigiga olla ja mulle ei meeldi nagu, ma ei tea, see tekitab kuidagi nii räpase tunde või ma ei tea. Üritan selle kursuse sisse filmida, eile mul läks 8 tundi, aga eile oli veel igasugu asju selles mõttes ka, et ma täpselt ei teadnud, mida ma kuidas tegema peaks ja täna ma loodetavasti juba tean rohkem, seega võiks kiiremini minna. Iga päev, kui ma alustan siis oma kursuse filmimisega, siis ma kõigepealt pean välja otsima endal need materjalid kõik, siis ma pean arvuti ühendama telekaga, mul juba arvuti lülitus välja, no tore on. Ma pean arvuti lülitama või ühendama telekaga, siis ma pean panema endale valgustuse, siis ma pean panema kõik need valgustused siin, et jätta sükest mingit sügavust pildile veel ja siis ma iga kord vaatan oma need materjalid ka enne üle, et muidu ma hakkan puterdama seal samal ajal.
ehk siis päris palju eeltööd on nagu juba selles filmimispäeval, kuigi tegelikult see on nagu nii väike osa veel sellest, mis eeltöö kõik sinna nagu alla tegelikult läinud on. Ja kui hakata nagu ekraani filmima, siis kõige suurem probleem on see, et see ju virvendab, aga ma sain ta ikkagi niimoodi, et ta ei virvendaks ja ma saan ilusti teda nagu esitlusekraanina kasutada. Tegelikult see on ChatGPT-st ilusti välja guugeldatav või nagu otsitav, tähendab, kui sa paned sinna sisse, mis kaamera sul on ja mis telekas sul on, siis ta peaks nagu ise juhendama sind enam-vähem. Ma sain niimoodi endal korda, niimoodi ma ei pea screen recordima oma arvutit, sest et mul väga ei meeldi see screen recordimise viis. Ma hakkasin lõpuks monteerima seda kõike nüüd kokku. Mul jäi üks tööpäev vahele, nii et ma pean olema ekstra kiire ja efektiivne oma monteerimisel, sest ma vaatasin, et mul on materjali kokku 6 tundi ja mul on vaja siis kõik nagu vaheklippe veel panna, aga ma ei tea, palju ma neid seekord panen, sellepärast et see on natuke sihuke sügavam teema ja mul või nagu psühholoogia teema minu jaoks ei tundunud nagu sihuke, kus nagu väga palju selliseid illustratiivseid klippe panna, aga see on lihtsalt nagu minu enda tunne ja seekord ma teen siis niimoodi, et aga ma näitan, kuidas ma natukene efektiivsemaks seda tööjaotust endal teen, et see läheks natuke kiiremini. Ma kasutan monteerimiseks Adobe Premiere Prod ja me võtsime selle siis, kui ajad olid veel natukene teistsugused, ehk siis kui taheti hästi palju efekte ja mida rohkem efekte oli, siis seda rohkem nagu inimesed tähelepanu pöörasid, aga kuna tänasel AI ajastul inimesed tahavad võimalikult naturaalset ja neutraalset monteerimisstiili, siis see Adobe on natuke liiga võib-olla kallis selle jaoks, et see on mingisugune ka 300 midagi eurot aastas. Et võib-olla me lähme üle mingisuguse soodsama variandi peale, aga kuni suveni kehtib meil see. Aga põhimõtteliselt, et kuidas ma siis hoian seda tööd endal efektiivsena. 6 tundi on vaja monteerida veel. Ma panin kõik enda episoodide klipid siia alla, et nad laeksid kõik korraga ära ja siis ma hakkan neid tõstma eraldi nagu niimoodi töölaudadele, eks ju. Ja selleks, et ma natukene kiiremini läbi saaksin vaadata seda ja leida need veakohad üles, siis ma vajutan klaviatuuril L-tähte ja ta läheb topeltkiirusega siis mängima. Sest kui ta niimoodi topeltkiirusega mängib, siis ma saan natukene nagu kiiremini võib-olla ise üle vaadata ja ühtlasi on see ka, et kui ma panen nagu inimestele selle, et teised vaataksid seda kursust, siis nad saavad ise ka panna nagu kas topeltkiiruse või mis iganes neile sobib, sellepärast et inimestele sobib väga erinev tempo. Ma lubasin näidata oma ettevõtluse kaadritaguseid täiesti ilma filtrita, eks ole, nii et siin ma olen oma kokku läinud juustega juukselakist ja täiesti tüdinenud sellest, mis ma just tegin. Ma teen uutele premium klientidele ka treeningkava ja ma panin siis treeningkava kokku ja ma olen nagu varem teinud väga palju treeningkavasid, aga ma ei tahtnud seekord teha nagu seda Exceli või Google Sheeti treeningkava, sest et mulle endal on see nii kuiv ja ma tahan ikkagi teha nagu asju enda moodi, on ju. Ja siis ma tegin ülikaua nüüd seda treeningkava disaini ja kujundust ja tegelikult selle lõpp-produkti tegemine ei võtnud üldse kaua aega. Selle lõpp-produkti tegemine võttis aega ligi 15 minutit ja see näeb väga hea välja. Ma tegin seda sellises kohas nagu gamma.app, mis siis ma sain kogu oma treeningkava siia nagu selle, mis ma kõik koostasin. Ma panin selle siia lihtsalt sisse ja siis ta genereeris ise visuaali, ehk siis see on AI põhine. Aga selleks, et ma tuleks selle peale, et üldse seda siin Gammas teha, sest et ma olen Gammas teinud varem mitte kõikide, viimase kursuse slaidesitust tegin Gammas ja mul tuli meelde lõpuks, kui ma olin 3 tundi jauranud igasuguse disainiga, siis mul tuli meelde, et seal Gammas saab ka teha dokumente, nii et ma mõtlesin, et okei, ma proovin, kui ei tule välja, siis ei tule välja, et ma teen käsitsi, aga põhimõtteliselt ma tegin juba Google Sheetsis valmis, siis mulle ei meeldinud
see, okei, see on väga hea, et inimesed saavad nagu Google Sheetsid ise ka trackida, on ju, aga väga paljudel on ka oma mingisugused äpid, kus nad trackivad oma treeninguid ja siis ma mõtlesin, et nagu see kõik on nagu nii kuiv ja kõik teevad nii ja ma ei taha nii ja ühesõnaga ma ei taha kunagi teha alati niimoodi, et nagu kõik teised teevad, et see on see nagu easy way out, on ju. Mingi Canvas proovisin teha, siis ma proovisin ChatGPT-ga, et ta teeks mul nagu visuaalid ja siis ta lihtsalt, ta keeras nässu täiega selle, ta kaotas lihtsalt kogu treeningkava ära ja pani ainult pealkirjad nagu päev A, päev B ja nii edasi. Ja siis ma lihtsalt andsin sellega alla, siis ma võtsin nagu mingi 45 minutit korra pausi, olin pikali lihtsalt, mõtlesin, et nagu ma ei jaksa enam, ma vässusin ära ja siis mul tuli meelde, et siin Kammas saab ju ka teha seda. Mu kaaslasel oli planeeritud mingisugune romantiline asi tänaseks ja ma eile õhtul avastasin, kui ta koju tuli, et mul on üks kursuse video editimata jäänud, monteerimata jäänud ja ma panin eile õhtul seda kursust nagu täielikult kokku ja siis ma mõtlesin, ma pean selle ära tegema, nii et ma ei saanud tänu sellele väga magada, sest et ma stressasin, et mul see tegemata on jäänud ja ma ärkasin ekstra varem selleks, et see ära monteerida. Ja ma magasin mingi 4 tundi, sest et mul tuli see stress peale ja ma ei tea. Ja sellega nüüd ma olen hommikul vara siin ja monteerin seda videot, et sest ma lubasin kaaslasele, et täna on day off ja ma võtan day off, aga lihtsalt mitte enda jaoks. Ma rääkisin siin klipis mingisugune 8 minutit sellest, kuidas ma leidsin ühe AI platvormi, õigemini ma võtsin ühe kursuse, kus ma õppisin, et on olemas selline AI platvorm, kus saab erinevaid AI nii-öelda funktsioone kasutada. See on nagu Spotify muusikale, ainult et see on selline platvorm, kus on erinevad AI siis tööriistad, sest et nagu välja tuleb, siis üks tööriist ei tee kõiki asju, mida ma tahan, ehk siis kui ma tahan tekstitöötlust, siis ma kasutan ühte AI-d ja kui ma tahan videotöötlust, siis ma tahan kasutada teist AI-d ja kui ma tahan need pilte genereerida, siis kolmandat ja nii edasi. Aga nendel kõigil on ju eraldi subscription, siis igal sellel nii-öelda tööriistal on eraldi liikmelisustasu, mis tihti on päris krõbe ja ma rääkisingi siin klipis, kuidas on olemas selline koht nagu Fall AI, kus on need kõik koos, ehk siis mina lõin seal iseendast näiteks klooni, AI klooni, millega ma teen siis igasuguseid pilte genereerin iseendast ja kasutan neid näiteks videote thumbnailidena ja kursuse video thumbnailidena. Aga miskipärast mul see mikrofon siin ei töötanud, nii et nüüd tuleb siia siis selline voiceover. Aga põhimõtteliselt see platvorm on siis selle põhine, et sa maksad sinna lihtsalt nii-öelda krediiti, sa ei pea subscriptionit seal võtma ja sa saad selle krediidi eest kasutada erinevaid siis AI mudeleid ja funktsioone. Ja seal on hästi palju erinevaid ja sadu erinevaid, et seda peab ka suhteliselt hästi teadma, mida sa mille jaoks kasutad, et saada parimat tulemust siis. Ma tahtsin selle vlogi ära lõpetada juba ammu, aga ma tegin ühte oma tööülesannet jälle, ma tegin landing page'i sellele, et kui ma teen selle kursuse, siis inimesed ju ei tea, mis seal kursuses on, nii et ma pidin tegema landing page'i sellele, et mis seal siis kursuses on. Ja siis ma tahtsin lihtsalt näidata seda, et ma tegin mingisugune 2 tundi seda praegu ChatGPT abiga ja ma lihtsalt olin selle esimese tulemusega nii rahul. Ja ma tahtsin näidata, kuidas see protsess nagu välja nägi. Põhimõtteliselt ma alustasin sellest, et ma kirjeldasin, et mul on vaja seda landing page'i teha ja milline see enam-vähem olema peaks ja ütlesin talle, et või sellele, et see võiks siis küsida mult küsimusi selle landing page'i kohta, et see tuleks võimalikult hea. Siis ma hakkasin tutvustama siin oma kursuseid ja vastama ta küsimustele. Sellele läheb nagu päris kaua aega ja võiks päris detailne olla, siis ta annab kõige paremaid nagu tulemusi ja siis läksin aina detailsemaks ja siis lõpuks ta andis mulle koodi. Appi ma pigem kerin selle siit edasi. Lõpuks ta andis mulle koodi ja see esimene kood siis selle ma kopeerisin enda sellel WordPressi backendis siia HTML blokki ja ta tuli põhimõtteliselt kohe selline.
see on nagu preview. Ainuke asi, mis mulle ei meeldinud, oli see imelik nupp, aga põhimõtteliselt esimese korraga ta tegi mul nagu nii hea asja. Siit tulevad need akordionid lahti, et selgitab, miks see kursus võib-olla sobib või ei sobi, on ju. Et siin need kõik nupud on nii ilusad ja täidavad täiesti oma eesmärke, siis ma olin lihtsalt nii rahul selle esimese tulemusega ja see kõik võttis mul 2 tundi aega. Ja enne, kui ma ei osanud niimoodi nagu ChatGPT abiga koodida, siis need kõik asjad võtsid mul aega mitu päeva ja nüüd ma lihtsalt koodin ChatGPT abil. Ma sain hiljuti teada ka, et seda nimetatakse vibe koodimiseks ja selle kohta on ülipalju juba kursusi, nii eestlased kui välismaalased teinud, et kuidas seda nagu teha. Aga ma olen ise vist selle promptimise ja kõik selle õppinud vist ainult YouTube'ist, kõik spetsiifilisemad AI asjad ma olen ka võtnud kursuselt, aga põhimõtteliselt see kõik on YouTube'ist õpitav ja tasuta õpitav, et nagu kuidas sa saad tasuta teha endale väga ägedaid landing page'e, kuigi tasuta versioon ChatGPT'st väga ei tee neid ka väga hästi, et meil on see tasuline versioon, ehk siis tasuta või tasuline, see on see, et nagu sa saad mitu landing page'i teha sellega, on ju. Ehk siis igal juhul YouTube'ist tasub õppida ja otsida nende kohta, et pole vaja suurt kursust osta võib-olla. Aga ma arvangi, et seekord ma tõmban sellega siin otsad kokku ja räägime järgmises vlogis, mul pole õrna aimugi veel täpselt millest, aga ilmselt ma tutvustan, kuidas ma teen 0-100 kursust, hästi mahukat kursust ja näitan kõiki tool'e, mida ma kasutan ja et kuidas seda siis efektiivselt teha. Nii et kindlasti järgmine vlog tuleb veel sisukam kui see. Seniks, ma ei tea, mis vlogide lõpus öeldakse, toitu tervislikult või midagi.